Tere tulemast! Tere tulemast Ringdisaini tööriistakasti tutvustusele. Meie tänane plaan on selline, et algatuseks me räägime, mis asi on ringmajandus, ringdisain, miks seda vaja võiks olla, kes seda juba kasutavad, et tekiks võib-olla mingi väike tunne, et kuidas minu organisatsioon või minu ettevõte võiks ringmajandusest ja ringdisainist täpsemalt siis kasu saada. Ja siis me kulutame peaaegu 75 minutit sellele, et tutvustada teile ringdisaini tööriistakasti. See tööriistakast on just nimelt mõeldud selle heaks, et te saaksite alustada ringset teekonda ja see toetab teie ringset teekonda. Ja me võtame küll küsimusi iga tööriista tutvustamise järel, aga ka lõppu oleme jätnud väikese üldise küsimuste ja vastuste vooru. Kes olen meie? HI Advisory on selle tööriistakasti väljatöötamise taga. Me oleme üsna uus ettevõte, põhineme disainmõtlemisel, disainiprotsessil, käitumisdisainil. Meil on 4 väga-väga kogenud partnerit, aastaid töötanud disainivaldkonnas ja me oleme võtnud endale ülesandeks toetada siis ettevõtteid ja organisatsioone just nimelt ringsuse teekonnal, et jõutaks ringsemate ja kestlikumate ja ka tegelikult paremate lahendusteni, mis siis jätavad võib-olla maailma väiksema jalajälje ja aitavad meil ressursse säästa. Aga alustame siis sissejuhatusest, et mis asi on ringmajandus ja ringdisain. Ja miks me sellest üldse räägime? Et kui Maailma Majandusfoorum küsitles maailma tippliidreid, hindamaks siis, et millised on nende nägemuses järgmiste aastate kõige suuremad riskid, mida siis inimkond või millega inimkond ja ka tegelikult ettevõtlus arvestama peavad, siis väga selgelt tuli välja, et hinnates järgmise 10 aasta kõige suuremaid riske, siis kõige olulisemad riskid ongi seotud kliimamuutusest põhjustatud muutustega. Näiteks nagu me juba praegu näeme ekstreemsed ilmastikuolud või et kuidas ma siis ütlen, looduskeskkonna hävinemisega ja tegelikult ka ressursside vähenemisega. Et need on reaalsed riskid, millega me peame arvestama ja nende riskidega toimetulekuks tegelikult ringmajandus ja ringdisain sobivad suurepäraselt. Ja need riskid on täiesti õigustatud, sellepärast et väga kiires tempos oleme suutnud maailma majandusega ületada planeedi võimekuse. Et aastal 2023 juba 6 planeedipiirangust või ühesõnaga 6 planeedipiirangut oleme ületanud 9, et seda on väga palju ja see ei ole ainult kasvuhoonegaas, et siin on ka teised väga olulised mõjurid, mida siis meie majandustegevus mõjutab kahjuks negatiivses suunas. Ja kõige rohkem siis tekitabki kasvuhoonegaase ja mõju siis keskkonnale just nimelt ressursside väljakaevandamine. Ja kui Rooma klubi juba aastal 1972 ütles, et inimkond peaks suutma piirduda 28 miljardi tonni uue materjali väljavõtmisega aastas, siis tänaseks me oleme jõudnud sellisesse kohta, et me võtame üle 100 miljardi tonni materjali aastas välja ja ressursse välja. Nii et see on meeletu kasv ja selle kasvu käivitavaks mootoriks on inimkonna enda kasv, sellepärast et viimase 200 aasta jooksul on inimkond kasvanud 6 korda ja see ju tähendab seda, et me kõik vajame mingeid tooteid või teenuseid, mis kõik vajavad ressurssi nende pakkumiseks. Kahjuks ei ole me inimkonnana kunagi seadnud endale ülesannet, et need ressursid, mida me välja võtame maailmast või maa seest, et need on meile ainult laenuks, vaid me oleme käitunud nii, et me neid võtame, kasutame ja viskame minema, ehk me ei ole endale seadnud lähteülesannet neid ressursse ringselt kasutada ja viimaste andmete kohaselt me suudame siis kogu sellest 100 miljardist tonnist ressursist, mis me aastast välja võtame, justkui ära või ringlusesse tagasi saata vaid 6,9%. Ja jällegi, kui me vaatame neid numbreid, siis tundub, et see tendents on vastupidine, et mitte ei kasva, vaid kahaneb. Aga selle taga on just nimelt see,
et me võtame nii kiires tempos uusi ressursse peale, et see ringsus ei jõua sellele tempole järele. Ja tulemuseks on loomulikult see, et need ressursid saavad otsa. Et Euroopa Liit on kaardistanud ära siis, millised on need kriitilised ressursid juba täna ja siin pildi pealt on näha, et neid värvilisi ressursse on väga palju ja seetõttu on ka Euroopa Liit võtnud endale eesmärgiks, et me peame olema võimelised 40% nendest kriitilistest toorainetest tagama nii-öelda oma lahendustega, mis sisuliselt ju tähendab seda, et me peame hoidma juba olemasolevat ressurssi ringluses. Ja muidugi Eesti ettevõtjad võiksin siin näha võimalust, toon siin näite UP Catalysti näol, kes siis on välja töötanud tehnoloogia, mis võimaldab siis toota CO2-st süsinikpõhiseid nanomaterjale, näiteks ka grafiiti, ja kasutades selleks nimelt tööstuslikke CO2 heitmeid ehk et igatepidi ringne lahendus ja Euroopa Liit on nad seetõttu nimetanud ka strateegiliseks tooraine partneriks ja miks see oluline on sellepärast, et see võimaldab UP Catalystil saada kiiremini erinevaid lubasid ja ka laenu ja juba esimene laenuotsus on olemas, et 18 miljonit eurot siis investeerida sellesse, et UP Catalyst saaks oma tootmist laiendada. Ehk et Eesti ettevõte võiks näha ka siin väga suurt võimalust kriitiliste toorainete tootmiseks. Euroopa Liit on teinud veel järgmise sammu selles suunas, et Euroopa Liidu tööstus muutuks puhtamaks. Sel aastal võeti vastu puhta tööstuse kokkulepe, mille suurim eesmärk on siis CO2 heite vähendamine tööstuses ja toetada kõiki neid tööstusi, kes siis investeerivad puhastesse tehnoloogiatesse. Samamoodi on juba täna ettevalmistamisel ringmajanduse määrus, mis peaks jõustuma järgmise aasta teisel poolel. Ja selle määruse eesmärk on sama, et hoida rohkem materjale ringluses ja toetada siis ettevõtteid ja tööstusi, kes seda materjali ringlust teevad. Ehk et ringmajandus on midagi, millest me tulevikus mööda vaadata ei saa, et see on meie tulevik, et maandada siis seda riski, et meil lihtsalt ei ole enam ressursse, millest üldse midagi toota. Ja mis see ringmajandus on? See on majandusmudel, kus toodete ja materjalide ja ressursside väärtust hoitakse majanduses võimalikult kaua ja võimalikult kõrgel tasemel ja kus juba eos töötatakse selle nimel, et jäätmete teke oleks minimaalne. Et me jõuamegi siit kohe ju disaini juurde selles mõttes, et see, et kas meie tegevusest jääb järgi jäätmeid või ei jää, ongi sõna otseses mõttes disaini küsimus. Ja ringmajanduse siis suurim võimalus on see, et ta hoiab siis ressursid kasutuses ja majanduslik nii-öelda kasv ja ressursside kasutus ei ole omavahel seotud. Et me suudame lahti siduda selle pideva heaolu kasvu ja ressursside väljavõtmise. Ja ringmajandus puudutab meid tegelikult väga mitmel tasandil. Et kõige laiemas mõttes on see ühiskonna ja poliitika kujundamise teema. Et ühiskonnal on väga suur roll, et milline on ühiskonna hoiak majanduse suhtes, et täna me oleme selgelt lineaarse majanduse nii-öelda lõo otsas, ehk et me oleme harjunud palju tarbima, me oleme harjunud tarbima kõige uuemaid asju. Meil on väga suur valik tooteid ja teenuseid ja see valik mõnes mõttes ka nügib meid tahtma ainult kõige paremat, aga seda mõtteviisi saame me muuta, et me ei pea tingimata tarbima kõige uuemat ja kõige paremat, me peame tarbima optimaalselt nii palju, kui meil tegelikult on vaja. See on üks asi ja teine asi, ka ettevõtted saavad oma mõtteviisi muuta ja näha, et kogu see ressurss, mida nemad kasutavad, tuleb kusagilt, on kellegi teise võib-olla jääde ja kõik see, mis nende tegevusest järgi on omakorda kellegi teise jaoks ressurss, ehk et ka ettevõtted saavad hakata oluliselt ringsemalt mõtlema kui täna
ja loomulikult seda kõike toetabki poliitika kujundamine erinevate määruste näol. Samas ettevõtted on täna väga harjunud ikkagi nägema ainult iseenda nii-öelda mänguväljakut ehk et milliseid tooteid ja teenuseid või ja kelle jaoks me toodame. Aga mida siis ringmajandus tegelikult nügib meid tegema, on liikuda rohkem mesotasandile ehk et nähagi seda, et me oleme kõik üks suur süsteem, nii nagu loodus on üks suur süsteem. Nii peaksime ka meie nägema seda, et kus see materjal tuleb ja kuhu see edasi läheb, et kuidas me saaksime teha nii, et kogu see materjal, mida me kasutame, on pidevas ringluses ja see tegelikult tähendabki seda, et meil peab olema väga hea ettevõtete vaheline koostöö, mida siis toetab ka näiteks tööstussümbioos. Ja ka see on täiesti uus võib-olla mõtteviis jällegi, mida me ei ole harjunud siiamaani või me ei ole harjunud niimoodi käituma ja ei ole harjunud looma täiesti uusi võib-olla koostöösuhteid oma tarnijatega ja ka näiteks jäätmekäitlejatega. Ja kui me räägime ringmajandusest, siis on väga oluline eristada, et meil on kahte erinevat sorti nii-öelda materjaliringlust. Meil on tehislik ringlus ja meil on bioloogiline ringlus. Tehislik ringlus tähendab seda ringlust, et kogu see ressurss, mis me maa seest võtame, meie ülesanne on hoida seda ressurssi võimalikult kaua ringluses. Ja siin ka me saame eristada nii-öelda erinevaid tehislikke ringe, et ülesanne meil võiks olla see, et me hoiame siis juba toodetud teenust või toodetud toodete väärtust võimalikult kaua. Ehk et esimene nii-öelda samm selles suunas võiks ollagi korduskasutus, et me ühte ja sama toodet siis kasutame nii palju kui vähegi võimalik. Sealt edasi parandame, renoveerime, võtame või taastoodame, et need asjad veel hoiavad seda sama toote väärtust. Aga mingil hetkel ju iga toode kaotab lõplikult oma väärtuse ja sel hetkel me saame võtta selle materjali uuesti ringlusse. Ja see võikski olla võib-olla selle tehisliku ringluse nii-öelda viimane etapp, mitte esimene etapp, nagu me võib-olla oleme rohkem harjunud. Aga on olemas ka bioloogiline ringlus ehk et kogu bioloogiline materjal, mis siis looduses taastub, on nii-öelda bioloogilises ringluses, no näiteks toit või ka kõik puidutööstuse tooted. Ja siin on ülesanne siis see, et me võimalikult puhtalt selle materjali, mida me siis loodusest võtame ja loodusesse tagasi paneme, nii-öelda siis kasutades ainult mürgivabasid lisaaineid, nii et see materjal, mis meist järgi jääb, jõuab puhtana loodusesse. Aga miks on oluline neid kahte ringi üldse eristada, on sellepärast, et kui me mõtleme tehislikus ringluses ja bioloogilises ringluses, siis me näeme, et hoides neid kahte ringlust lahus, me saame materjali kergemini ringlusse tagasi saata. Komposiitmaterjalid, mis sisaldavad nii tehislikku kui looduslikku materjali, on raskesti eraldatavad ja neid ei ole võimalik ringlusesse saata. Ehk et seetõttu me peaksime jällegi disainides mõtlema selle peale, et kuidas teha nii, et kõik see, mida me toodame, on hiljem kergesti nii-öelda erinevateks materjalideks lahti võetav. Ja ringdisain ongi siis ringmajanduse põhimõtetest lähtuv disainiprotsess, mille eesmärk on siis luua vähese jäätmetekkega tooteid ja väga lihtsustatult kokkuvõttes. Ja ringdisain siis rakendab ringmajanduse 3 suurt põhimõtet. Esimene nendest ongi siis jäätmete ja reostuse vältimine. Teine on siis toodete ja materjalide kasutuses hoidmine ja kolmas siis loodussüsteemide taastamine. Ja kui me vaatame neid erinevaid, me nimetame neid R-strateegiateks, et kuidas siis neid materjale ringselt nii-öelda ringluses hoida, siis kõige suurem eesmärk, milleni me peaksime jõudma ja millest me alati peaksime alustama tegelikult, on see, et küsida endalt, et kuidas meie tegevus saaks ressursse taastada. Olgu see ökosüsteem, olgu see veepuhastus, olgu see mullaviljakuse kasvatamine. Ehk et
keegi teine ei korista meie järgi nii-öelda või keegi teine ei taasta meie eest seda loodust, see on meie kõige suurem ülesanne. Ja siin ettevõtteid veel liiga palju ei ole ei maailmas ega ka Eestis, kes sellisel tasemel mõtlevad ja töötavad, ehk et jällegi mul on üleskutse Eesti ettevõtetele, me saame olla siin liidrid. Aga ühe hea näite siiski toon, et Interface on põrandamaterjalide tootja ja nemad on siis ellu kutsunud sellise programmi nagu Networks, mille eesmärk on siis puhastada maailma meresid kalavõrkudest, mis sinna vedelema jäänud, toota nendest siis põrandakatteid. Aga nad ei tee ainult seda, vaid nad ka selle käigus tõepoolest taastavad kalandusalasid ja ranniku ökosüsteeme. Ja tulemuseks ongi süsinik negatiivne toode, ehk et oma tegevuse käigus nad taastavad rohkem, kui kasutavad ressursse. Järgmine samm ringsuse suunas on siis targem toodete kasutus ja tootmine, ehk et jällegi me oleme siin disaini faasis, teeme otsuseid, näiteks, et keeldume mingitest mürgistest või kahjulikest ainetest, täielikult mõtleme ümber oma ringse lahenduse või üldse toodame vähem, kasutame vähem materjali, teeme lihtsamaid tooteid. Ja võib-olla üks hea näide või väga hea näide targemast tootmisest on Mixgrow, kes siis toodab turbavaba kasvusubstraati. Ja miks see hea näide on sellepärast, et nad on nii-öelda oma tööstuses täiesti eesrindlikud, olles ise ju turba kasvusubstraatide tootja, on nad otsustanud liikuda vastassuunas ja kasutada hoopis Eesti puidutööstuse jääke, et toota puiduturvast, mille võib-olla see tootlikkus on täpselt sama, aga siin on üks nüanss juures veel, et kasutades siis seda puiduturvast, sellega tuleb kaasa Mixpilotti digikeskkond, see tähendab seda, et see substraat on pidevalt nii-öelda jälgitud, selle sees on sensor, mis annab siis kasvatajale teada, missugune on seis niiskusega ja toitainetega, ehk et kui targalt kasutada seda puiduturvast, siis on võimalik kastmist vett hoida kokku 30–70%. Järgmine R-strateegiad on siis suunatud sinna, et eluiga pikendada toodetel. Ja siin on ka meil juba häid näiteid. Näiteks Naturali puidutoostus tuli just sel kevadel välja 200 Seasons voodrilaudade kollektsiooniga, mis siis jällegi on disainitud nii, et need voodrilauad peavad kauem ilmastikule vastu. Praegu on eesmärk, et vähemalt 50–70 aastat. Nende siis profiilid on töötatud välja nii, et vesi sinna pidama ei jääks, aga samal ajal värv jääks väga hästi pidama ja kasutatakse loomulikult ainult sertifitseeritud ja loodussõbralikke katteviimistlusmaterjale. Sama on ka Vestre, kes on siis Norra õuemööbli või välimööbli tootja. Nemad on võtnud endale ülesandeks, et kõik välimööbli, mida nad on tootnud alates 1950, peab olema kasutuses põhimõtteliselt aegade lõpuni. Et kõik need, mida nad on tootnud, need kõik on õues, nad pidevalt neid taastavad. Kui vaja, toodavad lisaks neid, ütleme, osi, mida muidu tootmises enam ei ole, aga spetsiaalselt selle jaoks, et mõni pink ära parandada, siis nad on nõus lisaks tootma neid varuosi. Ja seetõttu on siis need Vestre pingid peaaegu et igavesed. Ja viimane R-strateegiate valdkond puudutab siis materjalide kasulikku rakendamist, ehk et võib-olla see on see koht, mida Eesti ettevõtjad ja üldse, kui me räägime ringmajandus, siis võib-olla kõige rohkem räägitakse, et me peame jäätmed uuesti kasutusele võtma, siis tegelikult me peaksime selle mõtteviisi ikkagi muutma, et see on kõige viimane nii-öelda õlekõrs, mida me võtma peaksime. Aga meil on ka siin väga häid näiteid, näiteks Green Gravels on siis tehas, mis toodab Eesti klaasijäätmetest kergkillustikku, mis on siis oluliselt väiksema süsiniku jalajäljega.
ja kasutab ära siis ehituses tekkivad klaasijäätmed. Ja samuti maitseen või mütseen, siis nemad kasutavad seeneniidistikku ja puidu- ja paberitööstuse jääke, et jällegi toota ehitusmaterjale või siseviimistluse või sisekujunduse elemente, mis siis on oluliselt väiksema jalajäljega. Ehk et me jõuamegi siis siin nüüd sellesse kohta, et saame küsida, et miks on vaja üldse ringdisaini rakendada? Et miks peaks Eesti ettevõte selle peale mõtlema? Kõige esimese põhjusena me muidugi tooksime välja majandusliku eelise. Sellepärast, et nagu me nägime, ressursid paraku on otsa lõppemas ja nende hind tõuseb ja nende kättesaadavus muutub ebastabiilsemaks. Ja kui me suudame oma tööstuse või oma ettevõtluse viia ringseks, siis me suudame maandada seda riski, et meil ei ole ressursse, millest järgmist lahendust toota. Teine väga oluline põhjus on see, et ka poliitikakujundajad nügivad meid ringmajanduse suunas ja selleks, et maandada riske, et meie toode või teenus ei vasta enam standarditele nii-öelda või et neid ei ole võimalik näiteks Euroopa Liidus müüa, et siis me peame juba täna alustama ringmajandusega. Ja miks on oluline juba täna alustada, kuigi need määrused ju nad ei hakka kohe kehtima, on sellepärast, et kogu see õpikõver, kogu see uue väärtusahela ülesehitamine, nende koostöökokkulepete sõlmima erinevate väärtusahela osapooltega, kõik see võtab aega ja startides nüüd on võimalik nii-öelda õigel ajal veel rongi peale saada. Aga Eesti riik on samuti võtnud eesmärgiks, et ei ole okei viia oma tööstusjääke nii-öelda prügilasse, seetõttu valmistatakse ette põletustasu ja ladestustasu tõstmist, ehk et ladestamine ja põletamine oleks ikkagi kallimad tegevused kui nende ringlusse võtmine. Ja Euroopa Liit, nagu ka enne mainitud, karmistab järjest oma seadusruumi, tekivad nõuded toote eluea pikendamisele, tekib taaskasutuse ja parandamiskohustus ja tekib keskkonnamõjude arvestamise kohustus elutsükli vältel. Te võib-olla olete ka kuulnud, et väljatöötamisel on toodete jaoks digipass, mis siis kõike neid samu keskkonnamõjusid selgelt esile toob ja selgelt ka ära määratab, et milliseid materjale ja kuidas on kasutatud ja kuidas nende materjalidega edasi peab käituma, et kuidas neid ringlusse tagasi suunata. Ja viimane põhjus, mida me tahaksime esile tuua, on konkurentsieelis. Et see ei ole tõsi, et Eesti tarbija ja Euroopa tarbija ja maailma tarbija ei hinda jätkusuutlikke tooteid. Vastupidi, kõik tarbijauuringud näitavad, et inimesed hindavad seda väga. Aga täna lihtsalt neid jätkusuutlikke tooteid ei ole, või teenuseid samuti, ei ole piisaval määral kättesaadavad. See on üks põhjus, miks nad neid ei tarbi. Ja teine põhjus, et väga tihti need lahendused kipuvad olema kallimad. Ja siin jällegi ma tahaksin rõhutada seda, et see on ka disaini küsimus. Et me peame jõudma jätkusuutlike lahendusteni, mis ei ole inimeste jaoks keerulised kätte saada ega ka kallid võrreldes siis nii-öelda tavalahendusega. Et inimesed tulevad kohe nende lahenduste taha, kui see on neile nii majanduslikus mõttes kui ka siis muus mõttes kättesaadav. Ja ringdisain siis võimaldabki pakkuda sellist lisandväärtust just nimelt teadlikule kliendile ja seda näitavad ka erinevad uuringud, et lojaalsus kasvab nende ettevõtete lahenduste suunas või me oleme inimestena lojaalsemad nendele ettevõtetele, kelle tegevus siis põhjustab vähem kahju maailmale. Ja ettevõtte keskkonnateadlik maine tugevneb ja loomulikult, kuna ringmajandus on üks osa ESG-st, siis see võimaldab ka siis täita ootusi investorite ja partnerite silmis.
sellega me võib-olla oleme siis selle esimese sissejuhatava osa läbinud. Meil on nüüd võib-olla parem arusaamine, mis asi on ringdisain ja ringmajandus ja miks seda vaja on ja miks me võiksime seda rakendada. Ja mul on hea meel anda üle sõna oma kolleegidele, kes siis nüüd tutvustavad Maarja ja Dan, et milline see ringdisaini tööriistakast siis õigupoolest on. Nii, ja tere ka minu poolt. Mina olen Maarja ja minuga on siin Dan. Ja nüüd ongi käes see hetk, kus me tutvustame seda ringdisaini tööriistakasti. Ja mis see tööriistakast, mis selle eesmärk on aidata organisatsioonidel teha see esimene samm selles ringdisaini protsessis, sest et nagu te juba kuulsite Jane sissejuhatusest, siis ringmajandus on üks keeruline väljakutse ja head tööriistad ei ole kindlasti see ainus lahendus, aga on üks väga oluline element selles protsessis. Ehk siis seda see tööriistakast pakubki. Ja see tööriistakast sisaldab 15 ringdisaini tööriista, lisaks ka sissejuhatust ringmajandusse disaini, nagu te juba Jane jutust kuulsite, ja ka oluliste mõistetega sõnastikku, sest et ringmajanduses me põrkume uute mõistetega ja see aitab lihtsalt kiiremini selles protsessis edasi liikuda. Ja nüüd ilmub kohe chatiga või juba ilmus see tööriistakasti link, ehk siis saate minna uudistama, aga jääge ka meiega, sest et me tutvustame kõiki tööriistu ja osadesse lähme ka rohkem süvitsi, aga kuna neid on 15, siis muidu see esitlus kestakski liiga kaua. Ja kellele see tööriistakast on mõeldud, tahaks öelda, et põhimõtteliselt kõigile, aga peamiselt ettevõtjatele, arendusjuhtidele, disaineritele ja ka üliõpilastele, kes siis nende ringsete lahenduste väljatöötamisega tegelevad ja mõtlesime ka nii tootmis- kui teenusettevõtetele, sest et ka teenusettevõtted tunneksid ennast seal ära, aga kuna tootmissektoris see on veel mitmekihilisem ja komplekssem, siis mõned tööriistad lihtsalt kohalduvad rohkem neile. Aga lõpuks jah, kõik, kes soovivad arendada ja luua ringseid tooteid ja teenuseid, leiavad sealt endale uusi tööriistu. Ja siin juba tuttav slaid, ehk siis kuigi ringmajanduses on kõik need 3 tasandit väga olulised, siis me just endal hoidsime fookuses seda mesotasandit, ehk siis koostööpartneri vaadet, kuna et need tööriistad aitaksid seda koostööd teha ettevõtete vahel, sest see on üli oluline. Ma arvan, et me rõhutame veel seda täna mitu korda, et üksinda ringseks ei saa ja on vaja teha koostööd ja leida ka selliseid täiesti uusi koostööprojekte, mida võib-olla ei ole varem tehtud või mille peale lihtsalt niisama ei tule. Ja tööriistakasti luues me võtsime alla topeltteemanti mudeli, mis võib-olla juba osadele on disainmõtlemisest tuttav. Ehk siis siin te nüüd näetegi kõiki neid 15 tööriista, pluss veel enesehindamise küsimustikku. Ja need käivad sellist ühtset protsessi, ehk siis kui teha kogu see tööriistakast läbi, see moodustabki loogilise arendusprotsessi, aga on ka võimalik neid erinevaid tööriistu kombineerida. Ja siit juba visuaalselt näete ka ära, et see mõistafaas, mis on siis probleemi mõistmiseks, oma kasutaja või koostööpartneri mõistmiseks, on kõige mahukam ja tummisem, ehk siis seal on kõige rohkem tööriistu. Siis on ka tööriistad defineerimise faasiks, mis siis lõpeb ringdisaini lähteülesande sõnastamisega, ehk siis selleks hetkeks te saate aru, et mis see päris probleem on, et te läheks lahendama õiget probleemi. Ja siis tuleb jällegi pilt tõmmata laiemaks, ehk siis on meil tööriistu ideestamiseks,
ja lõpuks, et kõik need head ideed, mitte kõik, aga parimad ideed saaksid ellu viidud, siis on ka mõned tööriistad, mis aitavad sellise fookuse tagasi tuua ja selge plaani paika panna. Ja me ei näita igat tööriista täispildina, kuigi te saate neid juba sealt veebist vaadata, aga kõik tööriistad järgivad ühtset ülesehitust, ehk siis igal tööriistal on number ja pealkiri, ehk siis te saate selle numbri järgi ka aru, kus ta selles arendusprotsessis paikneb. Mis on see eeldatav ajakulu? See võib muidugi erineda vastavalt kogemusele ja kui palju inimesi selles tiimis parajasti on, aga umbes palju sellele võiks aega minna ja see varieerub 30 minutist mitme nädalani ja me selgitame varsti ka miks. Siis need kaasatavad inimesed, ehk siis kas see tööriist on mõeldud oma sisese arendustiimiga täitmiseks või on soovituslik kaasata ka juba välised osapooli, näiteks oma väärtusahela partnerid. Ja tõime ka ära raskusastme, ehk siis mõnedel tööriistadel me soovitame kaasata kas väliseksperdi või disaineri ja mõned on väga tehtavad ka ise ja siis on seal ka vahepealseid. Siis igal tööriistal on kirjeldatud eesmärk ja samm-sammuline juhend, ehk siis kuidas seda kõige paremal moel kasutada. Siis meil on ka toodud ühilduvus teiste tööriistadega, ehk siis millised tööriistad annavad sisendit sellesse konkreetsesse tööriista ja millist sisendit see tööriist annab järgmistesse tööriistadesse, et siis saab valida ka neid ja kombineerida tööriistu vastavalt sellele skeemile. Siis osadel tööriistadel on ka lisamaterjalid toodud, ehk siis kui on soovi natuke juurde lugeda ja ka allikas, ehk siis kõik need tööriistad ei ole täiesti uued meie enda looming, vaid me pigem kogusime kokku parimaid praktikaid ja kombineerisime siis neid tööriistu ja muidugi osad on ka täitsa uued. Siis osadel tööriistadel on ka väike legend või spikker, mis aitab sellest tööriistast paremini aru saada ja mõned sellised soovitused või pro-tipid, nagu me ise selle protsessi jooksul neid nimetasime, mis on meilt kui disaineritelt või läbiviijatelt, et kuidas siis seda tööriista paremini kasutada. Ja lõpuks siis peamine osa ehk siis tööleht. Aga nüüd, enne kui me lähme veel selle 15 tööriista juurde, siis räägime enesehindamisest. Ehk siis me lõime sellise enesehindamise küsimustiku, mis aitab hinnata, kus teie organisatsioon parajasti selles kestlikkuse teemas asetseb. Ja see on väga lihtne ja kiire tööriist, mida me soovitame teha kogu tiimiga, aga nii, et iga tiimi liige teeb siis alguses selle individuaalselt ja siis te saate võrrelda, et kas teil on kusagil mingi erinev arusaam ja see aitab tekitada seda arutelu, et anda hea tugev baas kogu arendusprotsessiks. Ja selle tulemusena te saate siis punkti summa kokku, mis siis näitab, kus te parajasti asetsete ringsuse redelil. Ja see ringsuse redel tuleb uuesti kohe ka esimesel tööriistal, millest räägib Dan. Aitäh, Maarja. Mina olen tõepoolest Dan ja nagu Maarja tutvustas ja seda arendustervikprotsessi, siis esimene etapp sellest on mõistmine, ehk siis te saate aru, kus te ise olete, kus on teie koostööpartnerid, kus on teie kliendid ja sellel teekonnal enesehindamise küsimustik aitab natuke aru saada sissevaadet ja esimene tööriist on võib-olla üks ka lihtsamaid, et see teekond kohe ära ei ehmataks. Aru saada, mis on need erinevad etapid ringsuse teekonnal ning kus te täiesti hinnanguliselt, mis te ise arvate, kus te täna olete ja kus te tahaksite olla siis umbes 5 aasta pärast.
Nimetame seda siis nii-öelda ringsuse trepiks, kus kõige esimesel astmel on kõige tavapärased ettevõtted, kes võib olla midagi kuulnud kestlikutest mudelitest, aga ega neile väga palju tähelepanu ei pööra. Siis teisel astmel on rohelised organisatsioonid või ettevõtted, mis vähemalt on seadnud endale eesmärgiks olla vastutustundlikud, on natukene seda teemat endale selgeks teinud, mõned praktikad kasutusele võtnud, aga neil on veel pikk tee sellel minna. Kolmandal astmel on jätkusuutlik ettevõte või organisatsioon, mis päriselt suudab oma ressurssi optimaalselt kasutada, oma jäätmed saata teisele ringile. Neljandal etapil on siis taastav organisatsioon, mis parimal moel võtab kasutusele juba ringsed ressursid. Ja viiendal astmel siis see koht, kuhu väga vähesed ettevõtted tänaseks on jõudnud, aga mis võiks olla selline unistuste eesmärk. Kõikide ettevõtete puhul ei olegi ta realistlik, aga on üksikuid, kes toimetavad valdkonnas, kus nad tegelikult suudaksid keskkonnale rohkem tagasi anda, kui nad sealt võtavad. Ja selle tööriista puhul on kõige olulisem ausus, ehk siis püüdke olla objektiivsed, püüdke päriselt ja ausalt iseendale tunnistada, kus me oleme täna. Et kui te sooviksite kusagil olla, siis see on see tulevikuvaade, aga kui täna te reaalselt veel väga palju midagi ei tee, et siis pigem pange ennast redeli allapoole, et siis see on nagu sportlased ütlevad, see on hea koht, kust edasi minna. Ja lihtsalt märgistage ennast siis ära sellel tabelil, rohelise täpiga, kus te olete täna ja punase täpiga, kuhu tahaksite saada 5 aasta pärast. Ma küsin ka vahepeal, kas on tulnud mingeid kommentaare või küsimusi ja kui praegu ei ole, siis me võtame vahepeale tegelikult küsimusi ka, eks kui teil tekib mingi konkreetse tööriista kohta, siis saatke oma küsimuse chati ja me proovime neile vastata. Jooksvalt. Ja. Et ei kogu küsimusi kõige lõppu, seepärast, et siis on seda infot juba liiga palju, mille kohta tagantjärgi tarkust nõuda. Kõiki tööriistu me nii põhjalikult ette ei võta, et ringdisaini auditist libisemegi kiiremalt üle. Selle eesmärk on siis detailsemalt võtta oma ettevõtte, oma tarne, oma kliendibaas pulkadeks lahti. Et seda ei tee ühe päevaga, see võib võtta nädal, mõnel 2. Siin soovitame kasutada ka abi, et ringdisainer on siin kindlasti toeks, et aru saada, kust tulevad andmed, mismoodi me need hindame ja teha sellest ka korralik kokkuvõte. Ehk siis sisuliselt on tegemist mitmeleheküljelise tabeliga, kus tuleb vastata küsimustele, kus tuleb võtta oma toode või teenus komponentideks lahti, aru saada, kust iga materjal tuleb ja mis on tema jalajälg tänase seisuga. Tulemusena on ämblikdiagramm, kus keskele ilmub tänane seis ja selle programmi lõppedes, kõikide tööriistade läbi jalutades või oma järgmisele arengutapile jõudes, siis tekib teine vaade, siis te saate jälgida oma arengut. Aga lähme täpsemalt nüüd kaardistuse juurde, ehk siis tööriist number 3, kus te saate oma organisatsiooni panna lõuendile, oma koostööpartnerid, ka mõjutajad ja samal ajal panna sinna kõrvale ka keskkonnavaade. Ehk siis see, mis te saite teada oma auditist,
mida te olete teada saanud oma tarneahelast, oma väärtusahelast, oma klientidest, kes teie organisatsioonis mille eest vastutab ning kes teid mõjutab võib-olla siis organisatsiooni või teie konkreetse tootmisahela väliselt, on see poliitika, on see avalik arvamus, on need aktivistid, et kõik need osapooled te saate panna ühele lõuendile, keskele alustades oma siis kasutajast, ka siis, kui tegemist on nii-öelda B2B ehk siis tootelt tootjale ettevõttega, te ikkagi saate aru, kuhu see toode lõpuks välja jõuab, kelle kätte. Siis ja sealt liikudes väljapoole ja selle jaoks on eraldi, soovitame kasutada eraldi värvikleebikuid, et te saate lahti lüüa, kes on teie enda organisatsioon, kes on partnerid ning kes on välised mõjutajad ja prioriseerige siis ära, et kes on teie jaoks tegelikult olulised osapooled, kellega on vaja tegeleda, keda on vaja kaasata, keda on oluline mõjutada ja kes siis ei ole võib-olla sedavõrd olulised, keda on vaja teadvustada, et nad on siiski pildil, et kõik, mida te teete, ühel või teisel moel nendeni jõuab. Aga Maarja, annan mikrofoni sulle. Aitäh ja nüüd 4. tööriist, väärtusahela kaardistus. Kui te olete kõik need eelnevad sammud läbi käinud, siis ta on selline natuke nagu vaheetapp, et ta võtab selle sisendi sinna kokku. Aga miks me räägime üldsegi väärtusahelast? Võib-olla selgitan selle alguses ära ja mitte tarneahelast. Ehk siis võib-olla ma olen rohkem harjunud kuulma sõna tarneahel, aga väärtusahel toob selle pildi veel laiemaks. Ehk siis me ei vaata ainult seda, mis toimub tooraine saamisest kuni selleni, kui toode jõuab kasutajani, vaid me võtame ka juba selle kogu elutsükli, ehk siis alates sellest toote kontseptsioonist kuni selleni, kui teda enam ei kasutata, mis sellest tootest saab siis. Ja see väärtusahel aitab teadvustada, et kes on kõik need erinevad osapooled, mis on need ressursid, mida selle terve protsessi jooksul me kasutame ja kuhu see lõpuks välja jõuab. Ehk siis siin ka väga suuresti tuleb see koostööpartnerite roll sisse, sest et ma arvan, et ei ole ettevõtteid, kes nagu täiesti oma mullis tegutseks, nagu kusagilt tuleb see tooraine, sul on mingi logistika ja sealt tuleb ka kohe see, et kas sa haldad seda ise või sul on mõned partnerid seal. Ehk siis see tööriist aitab sellise esmase pildi saada ja nagu te näete, siis alumine osa on heledam praegu, ehk siis me lõime selle tööriista tegelikult 2 ja me tuleme veel selle juurde selle protsessi lõpus tagasi ka, aga esimese etapi eesmärk ongi kaardistada ära kõik ressursid, mis teil on igas etapis kasutuses. Need on nii materjalid, energia, inimesed, tehnoloogia, kõik, siis ka välised partnerid ehk siis tarnijad, investorid, mis rolli nemad mängivad ja mõelda ka selle peale, kas on mingeid ebatõhususi. Näiteks, kas meil on mingid masinad tootmises, mis ei ole kogu aeg töös või siis kui palju me tegelikult teame sellest kasutamise etapist, kuidas meie kasutajad seda toodet kasutavad ja lõpuks, mis sellest pärast saab. Ja 5. ka mõelda nendele makrotasandi mõjuritele, ehk siis kas mingid Euroopa seadused hakkavad meid varsti mõjutama või näiteks kuidas mõjutab meid või meie logistikat kogu geopoliitiline olukord. Ehk siis panna kõik need väiksed andmepunktid sinna kokku ja hakata looma ka mingeid ühendusi ja näha juba neid punaseid lipukesi, mida me peaksime muutma. Ja siis selleks hetkeks on tegelikult nii sellest auditist kui ka väärtusahelast tekkinud tõenäoliselt küsimusi või mingeid probleeme ja ka asju, kus me saame aru, et tegelikult me ei tea piisavalt. Ehk siis tuleb minna uurima ja
See on selline 4 tööriistade komplekt, ma ütleks siin selle protsessi sees, ehk siis kõigepealt panna paika uuringuplaan. Ja see uuringuplaan on üsna lihtne tabel, aga et mõelda läbi, mis see meie konkreetne uuringu eesmärk on, sest et muidu see võib kõik väga laiali valguda ja tegelikult me lõpuks ei tea, mis me teada saime. Ehk siis panna paika selged uurimisküsimused ja mõelda ka meetoditele, et mis on parimad meetodid, mis aitavad meil vastused leida neile küsimustele ja lõpuks ka sihtrühm. Ja siin on täpselt see, et kas me räägime kasutajaga või me võime tegelikult teha selle uuringuga oma koostööpartneri kohta. Näiteks me tahame teada rohkem oma tarnijate kohta, millised on nende vajadused, kas kui meil on mingi koostööplaan lõpuks, kas nad üldse läheksid sellega kaasa. Ja mõelda ka sellele ajalisele ressursile, ehk siis kui palju kõik need intervjuud, vaatlused meil aega võtavad. Ja siis me tõime eraldi tööriistana välja kasutajaintervjuud, kuna need on selles arendusprotsessis väga-väga olulised ja annavad väga palju uut sisendit, uut ja üllatavat sisendit. Ehk siis kasutajaintervjuud aitavad mõista selle uuritava osapoole vajadusi, aga ka väljakutseid ja saada juba vastused siis nendele olulistele kohtadele, mis lõpuks aitavad seda ringsamat toodet või teenust arendada. Ja kasutajaintervjuude lõuend siis on samuti tabeli kujul, ehk siis te võtate sealt eelmisest uuringuplaanist need uurimisküsimused ja panete paika täpsema intervjuukava ja siis te saate juba siia või siis kuidas te ise eelistate tekstidokumenti või Excelisse hakata märkima neid intervjuude vastuseid. Ja siin ka seda protsessi tegelikult kiirendab juba see osapoolte kaardistus, ehk siis teil on täpsemalt teada, mis need sihtrühmad on ja te saate sealt lihtsalt need välja noppida ja õigete inimestega ühendust võtta. Ja sellega on see mõistmise etapp läbi ja nüüd me siseneme defineerimise faasi. Ehk siis siin on oluline hakata seda fookust kokku tooma. Ja esimene tööriist, mis aitab seda teha, ongi uuringu taipamised. Ehk siis kui te olete teinud intervjuusid, vaatlusi, võib-olla ka lauaanalüüsi, siis teil on tegelikult päris palju sisendit ja andmepunkte kogunenud. Ja see uuringu taipamiste lõuend aitab tuua kokku siis erineva sisendi ja see on alguses väga must materjal, aga siin on kõige olulisem hakata esmalt nägema teemasid, ehk siis tulete tiimiga kokku ja arutate, et mis teemad hakkasid korduma, kas te näete mingeid mustreid ja selle arutelu tulemusena te saate teha järeldusi. Ehk siis, mis on need peamised taipamised, mis aitavad meil nii persoonasid teha, kui ka seda disaini lähteülesannet sõnastada. Ehk siis mitte meie enda eeldus, vaid päriselt see, mida see kasutaja või koostööpartner meile ütles. Ja mingid asjad, mis on korduvad, sest et mõnikord võib jääda mõni väga kõlav mõte teile endale helisema, aga võib-olla see oli ainult üks inimene, kes seda ütles, ehk siis, et näha neid kordusi ja mustreid on siin kõige olulisem. Ja seejärel saate hakata tegema persoonasid ja kui me muidu nagu disainiprotsessis oleme harjunud kasutajapersoonaga, siis me seekord mõtlesime, et lisame siia ka koostööpartneri persona. Et just jällegi tuua seda mesotasandit ja luua empaatiat selle koostööpartneriga. Ja ma räägingi lähemalt koostööpartneri persona lõuendist. Nad on üsna sarnased, aga väiksed nüansid on. Ehk siis selle koostööpartneri persona puhul kõigepealt tuleks mõelda sellele organisatsioonile. Näiteks, kas see on teie tarnija organisatsioon ja panna paika, kus ta tegutseb või siis näiteks, kui see on teie suur klient, siis sellest, et
kui suur see organisatsioon on, siis hakkab ka sõltuma, et kas ta ise peab raporteerima, kas ta küsib teilt mingeid andmeid ja sealt juba kujunevad need eesmärgid ja vajadused ka. Ja siis te saate ka panna paika, et kus ta paikneb 2 skaalal või kus see organisatsioon paikneb 2 skaalal. Ehk siis kui teadlikud nad on ringsuse teemast, võib-olla neid on vaja veenda ja neile mingit infot saata või siis nad on juba väga teadlikud. Ja teine, milline on nende valmisolek muutusteks. Sest et ringsed lahendused võivad tähendada muutusi nii kasutaja jaoks selles lahenduses kui ka koostööpartneri jaoks selles koostöösuhtes. Ja siis, kui liikuda seal lõuendil edasi, see, kes ta on, seal me juba soovitame mõelda sellele konkreetsele inimese persoonale, kes siis sellest organisatsioonist teiega suhtleb. Ehk siis kas ta on üldiselt müügijuht ja sellest tulenevalt tal on ka mingid kindlad teadmised ja eesmärgid või siis näiteks ta on omanik ja sealt tuleb väga suur erisus nende eesmärkide vahel. Ja eesmärkide juures te hakkategi kaardistama neid vajadusi, mis on tema vajadused selles koostöö suhtes ja ka käitumismustreid, kuna see, kuidas me käitume, võib-olla me alati ei teadvusta seda, aga see on hea, kui te suudate teadvustada selle teise poole mingeid käitumismustreid. Ja sealt omakorda liikuda juba väärtuste juurde, ehk siis mis on talle oluline ja ka keda ta kuulab, näiteks kelle soovitus on talle oluline ja siis minna ka väljakutsete juurde, ehk siis kas tal on mingeid takistusi, millega meie saame näiteks aidata, mis praegu takistavad tal oma eesmärke saavutamast. Ja lõpuks me ei saa üle ega ümber ka rahast ja ma arvan, et siin on oluline sellele juba mõelda, ehk siis millele see organisatsioon on ja ei ole valmis raha kulutama. Näiteks kui me tahame neilt mingeid jäätmeid saada, kas me eeldame, et nad annavad meile need jäätmed tasuta või tegelikult neil on palju mugavam ja lihtsam natukene raha maksta ja viia need kusagile jäätmekäitlusesse. Ja selline info tuleb teile juba kogu sellest uuringu läbiviimisest ja aitab maandada mingeid riske, mida te võib-olla muidu saaksite alles teada, kui te olete seda projekti üles ehitamas ja koostööd loomas. Ja sealt edasi te saate liikuda ringdisaini lähteülesande juurde, millest räägib Dan. Aitäh, Maarja. Lihtsalt vahemärkusena, et sellest on juttu olnud, aga kordan üle, et need tööriistad on kasutatavad eri kujul, et nad on Miros, kes on tuttav Miro keskkonnaga, seal mainime siin kleebikuid, postiteid, teise sõnaga. Neid saab just nimelt Miros digitaalselt jagades üle võrgu oma kolleegide ja koostööpartneritega ja seda saab teha täiesti füüsilises ruumis, välja printides A2 formaadis lehti ja päris kleebikutega seda kõike teha, et kes kuidas eelistab. Grupidünaamilist on kõige toredam seda teha muidugi loomulikult ühe laua ümber ja seal registreerida ka need arutelusid ja mõttevahetusi, mis ühes ruumis tekivad. Ja samas Miro võimaldab seda, et need kõik head mõtted jäävad talletatuks digitaalselt, et muidu võivad need paberid kusagile lendu minna, aga jah, eelistuse järgi. Et igal juhul kõik talletada ja Miro lihtsalt hoiab kokku selle, et sa peaksid asju pärast hakkama digiteerima. Aga siis liigume 9. tööriista juurde, ehk siis me oleme käinud põllul, me oleme saanud igasuguseid asju teada, me oleme teinud sellest järeldusi, ehk siis lihtsalt kes meile mida on rääkinud, sellest on vähe, me peame aru saama, mis on need korduvad mõtted. Ja nüüd, kuidas me selle keerame enda jaoks mõtestatud ülesandeks ja selle jaoks siis esimene samm on ringdisaini lähteülesande tööriist,
Ja ta põhineb jällegi klassikalisel disaini lähteülesandel, aga ta toob väga selgelt juurde ka keskkonnamõõtme. Ehk siis tal on 2 poolt, et kui me vasakul pool, see heledam, räägibki kasutajast kõigepealt, kes ta on, kelle jaoks me oma toodet või teenust teeme, seal me saamegi ära kasutada viimati nähtud persona profiili kasutaja vaates just. Ja me saame siis ka aru, et mida tal vaja on, et mis on tema nii-öelda rahuldamata vajadused, mis tema elus puudu on või millega ta võib-olla päris rahul ei ole siis olemasoleva puhul. Selge tootearenduse lähteinfo, mille põhjal te siis saate juba püstitada endale küsimuse, siin on oluline mitte hüpata kohe lahendustesse. Vot meil kohe tuli mõte, mida me saaks teile pakkuda. Püüdke ennast tagasi hoida, vaid sõnastage asju, et kuidas me saaksime tema vajadusi, tema muresid, tema rahulolematust ühel või teisel moel siis oma tootega või teenusega lahendada. Nüüd teine pool, see toedam paremal poole olev pool on siis jah, keskkonnavaade. Et samamoodi kaardistada ära, et kuidas meie tooted, teenused või meie konkurentide tooted või teenused, mida meie tarbijad täna kasutavad, kuidas mõjutavad keskkonda ja mida me saaksime teha selle jaoks, et seda keskkonnajälge siis kas me saaksime midagi teha selle jaoks, et seda keskkonnajälge vähendada, parandada või eluiga oma toodetel, teenustel pikendada. Ja kui need 2 poolt kokku panna, 2 nood jooksevad sinna keskele ja seal te saategi sünteesida siis selle disaini lähteülesande, et kuidas me saaksime teha meie tarbija, kasutaja, kliendi elu paremaks, samal ajal vähendades ka oma mõju või parandades oma mõju keskkonnale. Sealt me jõuame, me teame, mida me tahame hakata lahendama ja nüüd saab hakata ideid välja käima täiesti ohjeldamatult. Mida rohkem, seda uhkem on hea alguspunkt. Ehk siis kõigepealt ongi tööriist number 10, ehk siis ringsite lahenduste ideestamine, kus on eesmärgiks saada laua peale nii palju mõtteid, kui vähegi torust tuleb. Seda saab teha struktureeritult, selle jaoks ongi see lõuend olemas, aga see on nii-öelda kriitikavaba etapp, ehk siis ei ole ühtegi halba mõtet, kõik tuleb lauale saada ja pigem tuleb siis mõelda selle peale, et kuidas ma saan kellegi teise jaburast mõttest inspiratsiooni ja selle pealt ehitada ja üles edasi järgmise enda mõtte. See ei ole veel lõplike lahenduste leidmise etapp, et sinna me jõuame järgmiste tööriistade juures. Nüüd välja näeb ta niimoodi. Kui keegi teist on kokku puutunud lootusõie ideestamislõuendiga, siis see on nüüd meie arendus sellest, aga ta toob väga selgelt sisse siis erinevad ringstuse strateegiad, ehk siis kui te panete keskele oma nii-öelda lähteülesanded, mida te tahaksite oma toote-teenuse juures muuta või uut või toodet või teenust luua, siis kuidas te saate vältida näiteks materjali või energiakasutust, kuidas te saaksite vähendada selle kasutust, kuidas te saaksite optimaalsemalt oma toodet disainida, seda välja töötada või oma teenust niimoodi osutada, et seal on kulub vähem ressurssi. Kuidas te saaksite asendada kahjulikke materjale või praktikaid siis millegi sõbralikumaga. Kuidas te saaksite parandada ja pikendada oma siis toote eluiga. Ja 5 on siis, kas meil õnnestub ka oma nende ideedega keskkonnale või ka ühiskonnale midagi tagasi anda. Ja kõigepealt vaadake muidugi, millised nendest 5 küsimusest teie ettevõtte puhul üldse asjakohased on. Et ei pea kõiki 5 hakata laiali laotama. Pigem
keskenduge nendele teemadele, mis on teie jaoks annavad kõige suuremat mõju. Ja soovitus on selle lõuendi puhul mitte hakata kohe omavahel asju arutama, vaid igaüks individuaalselt võtab natukene aega. Ta võib võtta näiteks 1-5 erinevast strateegiast ja püüab sinna siis genereerida võimalikult palju mõtteid ja pärast sellist 10-20 minutit oma mõtete koondamist, siis on teil mida arutada, siis te saate omavahel põrgatada, inspireeruda, vaielda ja tulla välja veel rohkemate ideedega. Nagu öeldud, siin ei ole vaja midagi alla tõmmata, vaid pigem mida rohkem siia lõuendile asju saab, seda parem. Sest et pärast seda ideestamise faasi, meil on et teil ei tekiks sellist valgelehe hirmu, et vaatate, et issand jumal, kust ma üldse pihta hakkan, et siis on meil ka hulk inspiratsioonikaarte. Me ei hakka siia praegu hetkel väga põhjalikult sisse zoomima, aga siin on olemas küsimused. Me lähtusime siin Taani disainikeskuse sellisest kaardipakist. Siin on R-strateegiad, ehk siis millest juba Jane meile enne rääkis, ja veidi ka täpsemaid küsimusi, kuidas me saaksime eset pikemalt kasutada, mida me saaksime tema juures asendada. Siin on lihtsalt võib-olla mõned näited, et kuidas ma saaksin oma toodet näiteks modulaarselt disainida, kuidas ma saaksin teha niimoodi, et teda oleks lihtne pärast lahti võtta, et seal mingeid osasid asendada või need osad siis saata taaskasutusse, kas ma saaksin anda kaasa varusokomplekti. Ja neid on seal meil mitukümmend tükki, et see on lihtsalt selleks, et mõte hakkaks jooksma ja need küsimused annavad teile siis innustust, inspiratsiooni, et mõte hakkaks voolama. Aga nagu öeldud, kui on võimalikult palju mõtteid paberile saadud, siis oleks vaja hakata neid sorteerima ja selle jaoks on prioriseerimisleht. Ma väga pikalt sellele ei peatu, tegemist on tegelikult üsna lihtsa maatriksiga, kus ülemisse paremasse sektorisse peaksid jõudma need mõtted, mis on tegelikult ka teostatavad ja mis on olulised. Ja ülejäänud sektoritesse need, mis võivad oma aega oodata või võib-olla ei põlegi nii kõvasti või ei ole nii olulised ja kindlasti ka need, mis olid toredad mõtted küll, aga jätame nad tõstame laua pealt maha, seepärast, et nende peale ei ole mõtet ressurssi raisata. Minnes täpsemalt nüüd disaini, majanduse juurde, saab need ideed viia sügavamaks. Et teil on olemas nüüd selline kitsam hunnik mõtteid ja nüüd te panete selle oma väärtusahela konteksti, et mis toimub teie enda organisatsioonis, mis toimub ülesvoolu, ehk siis kust tulevad teie juurde materjal ja energia, kust vesi voolab teie veskisse ja mis toimub allavoolu, ehk siis kuhu teie toodang või siis teie teenused siis voolavad, kelle kätte nad jõuavad. See lõuend on päris põhjalik, seepärast me täna ei hakka teid kiusama sellega, et me teda väga pulkadeks lahti võtame, tahabki süvenemist, tahab ka aega, et sellega tegeleda, tahab kindlasti ka tuge, kui teil majas endal spetsialisti ei ole, aga ta nüüd ongi vasakul pool, räägib sellest, mis toimub ülesvoolu, mida te saate optimeerida, millest saate loobuda täpselt peatükk haaval oma materjali ja energiakasutuses ja siis allavoolu on need osad, mis on paremal, ehk siis kuidas me saame tooteid ja teenuseid teha jätkusuutlikumaks ja pikendada nende eluiga. Keskel on siis teie enda osapooled ühest küljest, mida te nende jaoks siis oma tooteteenusega teete ja ka keskkonnavaade. Siia tulevad samamoodi inspiratsioonikaardid kaasa. Need on siin üle 30. Need on näitepõhised. Et siin me läheme selles mõttes juba konkreetsemaks, nii nagu Jane rääkis alguses, tõi ka näited erinevatest ettevõtetest, kuidas nad on
päriselt ühte või teist meetodit rakendanud, et oma äri teha jätkusuutlikumaks või tõhusamaks, ressursse kokku hoida, siis iga erineva meetodi kohta on meil olemas üks lugu rääkida. Ja ma loodan, et need panevad ka teil silma särama, et tahaks teha midagi sarnast. Te olete kogunud päris palju ideid ja nüüd ma annan korra jällegi mikrofoni Maarjale, et ta räägib sellest, kuidas oma väärtusahelat edasi kaardistada. Ja nüüd me olemegi jõudnud selle väärtusahela teise poole juurde, ehk siis kõik need ideed ja parimad ideed on välja nopitud, aga see teine pool väärtusahelast aitab siis panna need ideed teie väärtusahela konteksti, ehk siis kuidas need päriselt võiksid teie väärtusahelas toimida. Ja see on ka selline operatiivne vaade, ehk siis siin on just hea võimalus hakata neid väärtusahela ringe siis sulgema. Ja samuti vaadata, et kes on need uued koostööpartnerid, keda oleks selle lahenduse juures vaja, sest et tõenäoliselt muidu need lahendused ellu ei lähe. Ja siin on ka üks sihuke abistav joonis, kuna neid ringe saab sulgeda väga erineval viisidel ja neid R-strateegiaid on 10 tükki, ehk siis me tõime siin mõned näited tehislikust ringlusest ja neid ringe saab sulgeda nii oma väärtusahela siseselt kui ka erinevate väärtusahelate vahel. Ehk siis üks näide võib-olla sellest väärtusahela sisesest oleks siis see, et kui te tahate oma toodet teenusena pakkuda, et mida see tegelikult tähendab selle väärtusahela jaoks. Ja siin minu arust on väga hea näide Philipsilt, kes siis disainis ümber oma siis epilaatorite ärimudeli. Ja aga selleks, et neid epilaatoreid teenusena pakkuda, nad pidid tegelikult tegema muudatusi toote disainis, kuna see seadeldis ei jäänud enam ühe kasutaja koju, vaid see läks tagasi sinna teenusepakkuja juurde, siis seda tuli kiiresti lahti võtta ja puhastada, et ta oleks valmis minema järgmise omaniku juurde. Ja siis see tähendaski muudatusi hoopis toote disainis, et seda oleks võimalik kiiremini puhastada ja uuesti siis uuele ringile saata. Ja väärtusahelate vaheline näide tegelikult olekski seesama, mida Jane juba mainis ka, ehk siis Green Gravels, kes siis teevad nendest klaasijääkidest oma toodet, mis on kergkillustik, aga kusagilt nad peavad need klaasijäätmed ju saama ka, ehk siis see tähendab partnerite leidmist ja nendega konkreetsete lepingute sõlmimist. Nende jaoks on need partnerid siis ehitus- ja olmejäätmete käsitlejad. Aga seal on ka oluline, et sinu äri suudaks pidevalt toimida, et siis sisendmaterjali voog, mis on need klaasijäätmed, oleks siis pidev ja ka kindlustatud. Ehk siis see, ma panen veel korra tagasi selle väärtusahela kaardistuse pildi, aitabki näha neid esimesi võimalusi nende ringide loomiseks ja kui te näiteks teete seda Miros, siis ma väga soovitan juba seal saab kerge vaevaga neid noolekesi ja ühendusi luua ja ka ideestada veel juurde, et kes need partnerid siis võiksid olla. Ja see tööriist siis lõpeb sellise samm-sammulise plaaniga, ehk siis te panete paika, et okei, meil on selline mõte, lähme nüüd testima, et kas see võiks ka toimida. Ehk siis tõenäoliselt teil on tekkinud mingeid küsimusi, võib-olla te peate mingite partneritega rääkima, ehk siis see saate juba ära jagada, kes millega tegelema hakkab. Ja selleks, et ka äripool oleks läbi mõeldud, siis meil on uus iteratsioon ka ringsest ärimudelist. Aitäh, Maarja. Me oleme 13 tööriista läbi käinud ja loodetavasti ka
te olete selleks ajaks jõudnud päris palju nii infot koguda kui enda ideid koguda, jõuda mingisuguste nägemusteni, kuidas hakata oma ärimudelit arendama ja me oleme siin aluseks võtnud klassikalise ärilõuendi, aga toonud sinna jällegi ringsuse sisse ja tänu sellele siis on seal nii see äritasand kui ka ühiskonna ja keskkonnatasand ja kõik on pandud ringi peale. Kandiline ring. Ehk siis kõige keskel on konkreetselt teie äri. Mis on teie väärtuspakkumine, mida te tahate oma klientidele, oma kasutajatele anda, miks nad peaksid teie vastu üldse huvi tundma. Klassikaline tuumidee ja sinna juurde siis mida tarbija on õnnelik, aga mida see teie ärile toob. Et miks te seda teete, kuidas te mõõdate oma edu, kas te tahate saada suuremat turuosa, kas te tahate kasvatada oma käivet, kas te tahate valutada uusi turge, mis iganes siis need ärilised eesmärgid teie jaoks on. See on kõige kese. Siis sellest mul olid täpid selle kohta, ühesõnaga, et kõigepealt teie tuumidee ja siis ärilised eesmärgid. Aga nüüd lähme ring väljapoole ja vaatame, et kes selles kõiges osalevad. Et kõigepealt teie kasutajad. Nagu me ka eelmiste tööriistade puhul nägime, et siis kasutaja on üsna oluline osapool, kui mitte kõige esimene osapool, kellele mõelda peale omaenda kolleegide. Ja miks nad peaksid teie vastu huvi tundma, kes nad sellised on, mis on need põhitüübid, te saate siin laenata siis neid taipamisi, mida te olete näiteks persoonakaartidelt saanud. Te kindlasti tahate ka jooksvalt nende käest saada tagasisidet, et kuidas te nendega suhtlete, kas teil on olemas siis võimalused, kuidas nemad saavad anda teile tagasisidet, selle te kaardisite siis 4. lahtris ja 5. lahtris selline klassikalisem kommunikatsioon, kuidas te tutvustate oma toodet põhimõtted, kuidas te räägite oma uudistest, kuidas te teete reklaami ja loote laiemat kuvandit. Nüüd teine pool on teie koostööpartnerid, sama väärtusahel, millest Maarja just üksipulgi rääkis, kes need on. Hea jällegi, kui teil on olemas selle kohta persoonakaart või lõuend, te saate aru, mis neid motiveerib, mis on nende jaoks takistused ning mis on need tegevused, võtmetegevused, kuidas te nendega suhteid ehitate, mida nad teile annavad, mida teie neile vastu annate ning mis ressursse vajate teie selleks, et teie ärimudel üleüldse toimiks. Ja ressurssidele mõtleme nii materjale, energiat kui ka võib-olla siis tööjõudu või ajupotentsiaali, mida te kusagilt mujalt saate. Nüüd kõik see peab jõudma rahasse. Jah, et te tahate oma äri viia järgmisele tasandile. Te tahate luua uusi tooteid ja teenuseid, sellega loomulikult kaasnevad kulud ja hea on aru saada, mis suurusjärgus need kulud on. See ei pea olema nüüd liiga detailne finantsplaan, aga mänguväljak, et kui suurte summadega te peate arvestama, selle te märgite siia ja teisele poole siis kas teie ärimudel siis suudab selle rahaga tagasi teenida, mis aja jooksul, see ei pruugi loomulikult juhtuda kohe, eks kogenud äriinimesed teavad, mis on see tasuvusplaan, aga mis hetkel te jõuate siis selle hetkeni, kus tulud hakkavad ületama kulusid. See on nüüd klassikaline äripool, aga sellest väljapoole, või ütleme niimoodi, et ei jää sellest väljapoole, vaid tegelikult äri ei ole võimalik teha arvestamata keskkonna ja ühiskonnaga.
et me võtame keskkonnast ressursse, kõik, mis me teeme, mõjutab ühiskonda ühel või teisel moel, seetõttu ongi see väline ring tegelikult, ta on taustal kogu aeg olemas ja me peame sellega arvestama. Ehk siis vasakule poole jääb see kahju, mida meie tegevus võib ühiskonnale tekitada, igasugused mõjud, võib-olla ka kaudsed või tahtmatud mõjud. Ja teiselt poolt muidugi, mis kasu me tahaksime oma uue ärimudeliga siis ühiskonnale luua. Et kui me oleme nutikad, siis jällegi kasud ületavad kahjusid. Ja täpselt sama siis puudutab kõigepealt oli keskkond ja siis ühiskond teiselt poolt. Et keskkonna vaates täpselt samamoodi, et mis kasu või kahju me teeme keskkonnale ja kuidas me saame seda parandada. Ja kõige lõpetuseks, kui teil on olemas ärilõuend, kuhu tegelikult on kõik ilusti koondunud, millest, mida te olete läbi erinevate tööriistade kogunud, see on hea alus, kust hakata tegelikult asju ellu viima. Nagu öeldakse, trenni tegemisel on kõige raskem on uksest välja minna. Täpselt sama on ka selle teie uue strateegia puhul, et eesmärgid on toredad küll, aga mis on see kõige esimene asi, mis ma ette võtan. Ja siis ongi üks lihtne maatriks, mis paneb paika need kõige esimesed tegevused, mille me ette võtame, kasutab Ratsi mudelit, ehk siis kes vastutab, kes on kaasatud, kes selle asja päriselt ära teeb, nimeliselt või siis meeskonniti ja mis on need tähtajad, mis ajaks me saame ühe või teise tegevuse tehtud, üle antud, mis eesmärgi me endale täpselt seame. Sellega on 15 tööriistale ring peale tehtud. Jane, ole hea, tõmba otsad kokku. Aitäh, Tan. Niikaua, kui võib-olla tuleb mõni küsimus ka, ma räägin, et mis siis sellest tööriistakastist edasi saab. Et loomulikult ei ole miski valmis, nii ka see tööriistakast on ju pidevas arenduses, ehk et kui te oma igapäevases kasutuses või näete, et miskit selles tööriistakastis ei tööta teie jaoks, vajab parendamist, näete mingeid, ma ei tea, kas või faktivigu, siis olge nii kallid ja andke meile tagasisidet. Jällegi see kontakt, kellele tagasisidet anda, Mari-Liis Eisist on olemas ka veebilehel, ehk et me ootame tagasisidet ja me kindlasti viime neid parandusi ka edaspidi ja täiendusi ja uuendusi ja lisandusi ka edaspidi sisse, nii et see tööriistakast selles mõttes ei ole ju kunagi valmis. Jane, enne kui suurest eetrist tuleb mõni küsimus, ma küsin kõigepealt ise, et õudne hunnik neid tööriistu, et kas ma tõesti ettevõtjana peaksin nad kõik läbi käima selle jaoks, et jõuda mingisuguste tulemusteni või oma äri rintsemaks ümber ehitama? Minu soovitus on selline, et muidugi ma võiks vastata, et ei pea, aga ma tahaksin, et juhtuks selline asi, et me ikkagi võtaks korra aja süvenemiseks ja vaataks neile kõigile nii-öelda peale, et sa saaksid aru, mis see kogu süsteem on ja siis sa suudad ikkagi hinnata, et kus on see sinu kuidas ma ütlen, vajaka jäämine või kus on see sinu probleem, mida see üks või teine tööriist aitaks lahendada. Et see maailm meie ees on väga kirju, meil on tooted, meil on teenused, meil on avalik sektor, meil on erasektor, meil on suurtööstus, meil on ühe inimese ettevõte, ehk et see ampluaa on väga lai, aga ringmajandus saavad moel või teisel kõik rakendada. Ja sellest, mis on sinu taust, mis on sinu probleem, mida sa tahad lahendada, sellest sõltub ka, et millist tööriista valida. Ja muidugi ma tahaksin öelda seda ka, et otsige abi. Meil on seal tööriistakastil sees ka link disainibüroodele, ehk et disainerid on koolitatud,
Nad on läbinud, meil on mitmed disainerid, kes on läbinud ringdisaini meistriklassi, ehk meil on olemas reaalne kogemus, kuidas ettevõtteid ringsuse teekonnal toetada, ehk et otsige disainerite abi, kes siis aitavad teil tegelikult otsustada, et millised tööriistad need kõige kasulikumad on. Aga nüüd jällegi ettevõtjana, et noh, mul on tiim, mul on ettevõttes 40 inimest, neist on 10 on kontori poole peal. Kes peaksid selles kõiges osalema, et kas ma nüüd peaksin otsima endale ettevõttesse nii-öelda jätkusuutlikkuse spetsialisti, kes võtab ja need tööriistad kõik ära teeb või kuidas käib? Väga hea küsimus, aga sellele küsimusele tuleb tegelikult see vastus leida. See on esimene küsimus, millele tuleb vastus leida, et kes kogu seda protsessi eest veab, et see peaks olema keegi inimene, kes teab arendusprotsessist 1,2. Kas ta teeb seda üksinda siis? Üksinda seda kindlasti ei tee, et ringseks üksinda ei saa igas mõttes, ehk et see on meeskonnatöö, sest juba selle 15 tööriista läbi jalutamine näitas, et kui kompleksne see maailm on, et kui palju seal on erinevaid osapooli ja erinevaid tahke, mida sa pead läbi mõtlema ja ühegi inimese peas ei ole neid vastuseid. Et need vastused ongi erinevate inimeste peades, erinevates infoallikates ja seetõttu see meeskond võiks olla laiapõhjaline, et sinna kuulub, ütleme, organisatsiooni eritasemetelt inimesi ja ka me väga soovitame koostööpartnereid kaasata võimalikult vara ja ka kliente ehk neid lõpptarbijaid kaasata võimalikult vara sinna protsessi. Aga nad ei pea ilmselt nagu kõikide tööriistade juures kogu aeg olema, et on olemas ikkagi tuumik, kus on kindlasti ka ettevõtte otsustaja, et see asi ei saa toimuda kusagil keskastmel, vaid see on nende fundamentaalsed asjad, mis ettevõtte saatust otsustavad. Just, et need viimased tööriistad, mida me just tutvustasime, ringmajanduse nii-öelda ärimudelid, need on strateegilised otsused, et seda kindlasti ei saa teha keskastme juht neid otsuseid, et sinna kogu protsessi moel või teisel peab olema kaasatud juhtomanik. See on selge, et ilma selleta nii radikaalset muutust nagu lineaarsest mõtteviisist ringse mõtteviisini ei vea ära ükski keskastme juht, et seda muutust veab ees ettevõtte juht ja omanik. Et jah, soovitus oleks ehk nii, et seal on jah, selline tihe tuumik, kes täpselt saab aru, mis teekonna ettevõtte nüüd selle arendusprotsessi käigus ette võtab, kes on kogu aeg sabasarvedega siin sees. Ja siis nagu sa mainisid koostööpartnereid ja kliente, et neid saab siis mingitel etappidel kaasata, teha laiem ring, koguda võimalikult palju mõtteid või sisendit, et siis jällegi see tuumik saaks võtta vastu kiireid otsuseid, liikuda edasi kiirelt. Mis tähendab kiirelt? Kui kaua aega selle teekonna läbimine võtab? Ja see on hea küsimus. Meie praktika tegelikult täna näitab, et see ei ole kiire protsess, et pigem, et kui me jõuame selle ideeni, et mida teha, siis keerulisem protsessi osa ongi selle idee elluviimine. Need ringsed lahendused ei ole lihtsad ellu viia, sellepärast just, et seal on uue näiteks ärimudeli üles ehitamine, mis tähendab ka uusi tarneahelaid, mis tähendab uusi koostööpartnereid, uusi koostöösuhteid ja meie praegu praktika näitab seda, et miinimum läheb sinna, ma ei taha kedagi ära ilmutada, on kindlasti olemas ka lihtsamaid lahendusi, aga kuskil aasta 1,5–2 isegi, enne kui sellest ideest me jõuame sinna omale, et meil on midagi maailma presenteerida, täiesti uus lahendus. Aga kaua mul seal tuumikideeni jõudmine võtab aega? See võib minna kiiremini. See, ma arvan, et on siin kuude küsimus ikkagi pigem. Ikkagi kuude, mitte päevade? Päevade küsimus ta ei ole. Ja. Meil on üks küsimus, ehk siis kui pikaks ajaks jäävad need tööriistad kättesaadavaks, et kui on vaja mõelda natukene, kas selle arendusprotsessiga alustada? Nad jäävad ikkagi väga pikaks ajaks. Ma tahaks loota, et nad on sinna pandudki nii-öelda pika eluea mõttest lähtuvalt, ehk et nad jäävad sinna, ma tahaks öelda, et alatiseks või nii kaua, kui on eis, on ju, aga ma väga loodan, et nad ka pidevalt täienevad. Ja. Aga kui me pidime veel paari sõnaga rääkima, mis üldse edasi saab, siis lisaks sellele, et me seda kasti ka edasi arendame, on plaanis seda tööriistakasti toetama tuua erinevad koolitusmooduleid, meistriklass ja tegelikult läbi EISi saab
mingil hetkel, mitte nüüd kohe, aga näiteks võib-olla järgmise aasta algusest ka mentortuge, et just nimelt me näeme, et need osad nendest tööriistadest on keerulised ja vajavad tegelikult kogenud disaineri tuge ja seda saab siis läbi sellise mentortoe EIS-i kaudu nii-öelda saada soodsamatel tingimustel võib-olla kui otse disaineri juurde minnes. Aga ühesõnaga EIS teeb kõik endast oleneva, et see tööriistakast ei jääks lihtsalt niisuguseks passiivseks tööriistakastiks, vaid hakkaks nagu reaalselt ikkagi toetama ettevõtteid nende ringsuse teekonnal. No eks eesmärk on ambitsioonikas, et ikkagi aidata Eesti ettevõtted uuesti muule maailmale eeskuju andma, et me looks ärimudeleid, looks tooteid, mida hakatakse tsiteerima ja mis aitavad meil ka vähendada sõltuvust kaugetest ebakindlatest maadest. Me kasutame maksimaalselt ära selle, mis meil on ja aitame ka oma lastel elada sama rohelises keskkonnas kui me isegi. Jah, et see põhimõtteliselt saab mingil hetkel konkurentsieelise küsimuseks, et kas sul on üldse turgu sinu toodetel, teenustel või mitte. Nii et selles mõttes hakkame nüüd kohe pihta. Hakkame kohe pihta. Neid me oleme väikseid hoiatussignaale saanud, kuidas ressursid lähevad äkitselt palju kallimaks, on see siis energia või mingid konkreetsed materjalid, mis on kordades võib-olla läinud kallimaks ja jätkusuutliku mudeli, ringse mudeli nagu kasutuselevõtt tegelikult aitab meil sellest mitte nii palju sõltuda või olla sellisteks drastiseks muutuseks palju paremini valmis. Just, et maandada riske, mis meid ees ootavad. Igal juhul meie võtame siit täna kokku. Me väga täname, et te vaatasite ja loodame siis, et näete oluliselt kvaliteetsemat pilti EIS-i lehel ja olete teretulnud järelvaatama seda saadet. Aitäh! Meie täname ja edu!